põhisõidu tänane kiirem mees, üsna korraliku eduga juba poole distantsi peal. Kuidas sa kuumusega toime tulid? Isegi paremini kui eile oli ka maraton seal. Seal mul oli ikka, no see oli pool tundi pikem ka või mitte pool tundi, päris 20 minutit pikem, et seal mul oli lõpus ikka hakkasin krambitama juba, et vesi oli otsas, et täna ma võitsin punktidest ka 2 korral ja sain niimoodi, ütleme, täpselt, et oleks 20 minutit veel olnud, siis oleks kindlasti olnud 1 pudelit veel vaja, aga mul ei olnud jooti, et siis ma sain 2 pudeliga nii täpselt hakkama. Kuidas rada oli? Rada oli hea, et mulle esimene maratoni võit ka kunagi 6 aastat tagasi oli siin Rakkes, et siis oli muidugi natukene teistsugune sõidu olukord, et aga täna mulle sobis singel seal Emumäel, et läksin seal ette ja seal tekkis vahe sisse ja siis ma vajutasin gaasi põhja, et rohkem ei oodanud, et ma ei tahtnud siin kiire jalaga meestega lõpu peale jätta. Peeter, 1 etapp on ees, ma saan aru, et eesmärgid on sul kõrged. Jah, et praegu tõenäoliselt tõusen liidriks, et viimasel etapil ka, et Gert ka täna ilmselt võitis, et siis meil peaks üsna võrdne seis olema, et see, kes seal eespool on, see tõenäoliselt võidab, et samas oleme ühe tüüvi mehed ka, et eks näeb, kuidas see asi kujuneb, et Gert on nüüd viimased aastad siin võitnud, et vaatab, võib-olla on see aasta minu kord, eks näeb. Näeme juba järgmisel etapil, Peeter, palju õnne sulle veel kord! Ja aitäh!